tere kõigile, et kes saab lehvitada, siis ei pea lehvitama, aga korraks oleks armas teid ka näha. Et ma nagunii, kui ma rääkima hakkan, siis ma vaatan oma kirja ja siis ma ikka teid ei näe. Et on hea tunda, et on päris inimesed vastas. Et ma mõtlesin, et me Heidiga seda arutasime, et mida võiks rääkida, et ma sain ka aru, et seltskond teisel pool ekraani või et te olete väga, et see on kirju seltskond, eks, et see laste lugemise oskuse ja tegelikult keeleoskuse tase võib olla väga-väga erinev. Et siis niimoodi väga sihtida võib-olla mingisugust teemat ongi keeruline ja seetõttu ma valisin ka sellise lugemise õpetamise teema, mis loomulikult sõltub ju lapse oskuste tasemest, aga sobib igal juhul tegelikult ka võõrkeeleõppes, nii et kui see eesti keele oskus lapsel ei ole veel kuigi hea, siis saab neid samu nippe ja võtteid ka kasutada ka selliste lastega. Aga mõne sõna ma võin enda kohta öelda, et ma arvan, et enamik teist ei tea, kes ma olen, et Heidi ütles, et Tallinna Ülikoolist jah, et olen tegelikult eripedagoogika taustaga, et olen õpetatud 90ndate lõpus siis Tartu Ülikoolis eripedagoogika ja alates siis 2000ndate algupoolest tegelenud teadustööga ja algselt siis kõne uurimisest siis liikunud lugemise uurimiseni. Nii et lugemine ongi mu teadustöö teema 15 aastat olnud, et see on mu lemmikteema ja hea meelega alati siis jagan seda, mida ma tean ja kuulan seda, mida õpetajad teavad ja näevad. Nii et varasemalt olen siis teinud peamiselt teadustööd, nüüd olen siis ka tudengite ka õpetamisega seotud Tallinna Ülikoolis, siis eripedagoogika tudengid. Aga teie, ma tean, et me ei hakka tegema mingisugust tutvusringi, sest siis saaks see tunnikene läbi, aga ma palun teile tõsta nii-öelda see virtuaalne käsi kõigil nendel, kes oma töös tegelevad laste lugemisoskuse arendamisega. Jah, võib-olla virtuaalne käsi näitab natuke rohkem, sest paljudel on ekraan tume. Et siis ma lihtsalt näen, kui palju neid. Siin all on selline nupukene, kus saab tõsta kätt. Ka neid käsi siin tuleb. Peab oma kätt, mina pean neid käsi alati otsima, eks ju, teie ka otsite. Et neid ikka on ja võib-olla ilmselt natuke rohkem ka, et kõik ei ole leidnud seda märki praegu, et päris mitmed sellega tegelevad. Et miks ma seda küsin, sest tõesti Heidi ütles ka, et on nii-öelda lasteringide juhendajaid ja rahvatantsuringide juhendajaid, et ma lihtsalt nagu natukene oleks mul aimu, et kes siis siin vastaspool mul on. Ja ma hakkan siis oma niimoodi teemaga pihta, aga ma väga hea meelega teiega arutleks, et olge julged oma mõtteid avaldama siis, kui neid tekib ja oma kogemust jagama. Et ma jagan siis oma slaide teiega. Loodan, et nad on nähtaval. Nii, kas on näha? Vist on, kui keegi ei anna märku, siis ilmselt on. Et lugemisstrateegiate õpetamine siis, et siis laste loetumõistmise oskusi toetada. Et tunni aja siis see väga palju ei mahu ja ma jaotasin siis oma loengu 2 osaks, et natukene rääkida sellest, mida õpetajate kohta on teada ja miks see õpetaja roll see nii oluline on. Ja teine pool siis tutvustada neid võimalusi, kuidas siis laste oskusi võiks toetada. Tuttavaks me juba natukene saime, aga nüüd ma küsiks teilt seda, et mis on üldse lugemisstrateegiad? Et võite panna chatti oma mõtte, ärge hakake guugeldama, vaid pange chatti kirja,
mis te teate üldsegi lugemisstrateegiate kohta? Mis on lugemisstrateegiad? Et ma natukene kompan seda, et mis teil seostub, isegi kui te täpselt ei tea, siis võib-olla mõned märksõnad. Nii hakkab tulema. Olenevalt lugemise eesmärgist ja lugemistehnikad. Pange veel julgelt. Kõik mõtted on teretulnud ja tegelikult ma ütlen nii palju ka ette, et lugemisstrateegiad on, neid defineeritakse küllaltki erinevalt. Aga ma ei hakka teile praegu vihjeid andma, et pange, mis teie arvate, et mis see võiks olla. Ja viisid, kuidas teksti loetakse. Erineva lugemisoskuse järgi valitud meetodid. Ja näete, siin juba tulevad ka teil sellised erinevad lähenemised. Et viimane kommentaar Aiva poolt on just see, et nagu õpetamise metoodika, eks? Ja teised siis viitavad pigem sel lugejale endale. Erinevates keeltes, erinevad tehnikad ja et see siis viitab ilmselt sellise lugemistehniliste oskuste kokkulugemisele. Ja siin nimetatakse erineva raskusastmega tekste, nii et näete, tegelikult juba siin nendest kommentaaridest tuleb väga palju erinevaid arusaamusid, et mis need lugemisstrateegiad on. Ja ma siis katsun selle mõiste siis praegu panna paika. Kas te praegu näete seda, mis siin on, et mul natuke läks käest ära hetkel? Näeme küll. Näete, jah? Aga ta vist ei liigu, see asi. Vabandust, ma korraks panen teise ekraani siis. Nii, ma loodan, et nüüd saame ilusti käima. Nii, nüüd ilmselt näete. Et teie tõite ka erinevaid selliseid määratusi, et mis need lugemisstrateegiad siin on, et me alustaks nagu ühest kohast, et mida praeguselt siis mina olen silmas pidanud, neid lugemisstrateegiaid nimetatakse erinevalt, kas siis tekstimõistmisstrateegiad või mõistmisstrateegiad, ehk siis need on lugeja enda poolt valitud mingisugused tegevused, toimingud, mida siis tehakse või mida lugeja saab ise teha selleks, et ta mõistaks paremini loetud, et ta suudaks tekstis olevat infot paremini organiseerida, et ta suudaks näiteks paremini meelde jätta või vastupidi, et ta suudaks hästi kiiresti hoomata, millest üldse tekst räägib. Et need on tõesti lugeja enda poolsed vaimsed toimingud või siis nende toimingute kombinatsioonid. Nii et päris mitmed teie poolt toodud märksõnad vastavad just nimelt sellele, et siin keegi tõi välja, et oleneb eesmärgisteks, et strateegiaid tulebki valida olenevalt sellest, et mis mul vaja tekstiga teha on. Ja teine pool, et antud juhul mina ei pea silmas tõesti mitte õpetamise metoodikaid või strateegiaid ja mitte ka neid sõna kokkulugemise tehnikaid, nagu siin toodi, et on keeltes erinevaid, vaid pigem selliseid mõistmisstrateegiad, mis aitavad lugejad siis, kui ta juba on võimeline tegelikult tehniliselt lugema. Ma loodan, et nüüd liikus edasi. Mul on mingisugune natuke probleem siin praegu nende slaididega. Levinumad lugemisstrateegiad, et neid saab jaotada tegelikult sellisteks, mida inimene sooritab juba siis, kui ta ei ole veel üldse lugema hakanudki. Et kui ta saab näiteks mingi raamatu kätte või teksti kätte või ta ei ole isegi veel teksti näinud, siis juba kogenud lugeja hakkab vaimselt tegelikult midagi tegema. Ehk siis ta võib-olla teeb endale kindlaks, milleks tal on vaja üldse lugeda. Selline tubli õpilane võiks näiteks mõelda, et milleks ma pean praegu seda
seda loodusõpetuse teksti lugema või mida õpetaja tahab, et ma pärast teen, eks ole. Ja samamoodi tegelikult täiskasvanud lugeja, et kas ta võtab raamatu selle mõttega kätte, et ta tahab saada mõnusat õhtust lugemist või on tal vaja kiiresti saada mingit informatsiooni. Nii et juba enne lugemist, kui on tegemist sellise kogenuma lugejaga, siis ta juba paneb paika, et mis on see eesmärk, milleks ta loeb. Ja see on ka juba lugemise strateegia. Väga sageli me nii-öelda sirvime või käime diagonaalis teksti läbi, et saada aimu, et kuidas näiteks tekst on struktureeritud, millest seal üldse juttu tuleb, eks. Võib-olla selleks, et näha, et kui pikk see tekst üldse on, kui palju mul umbes selleks aega kulub. Võib-olla millised vahepealkirjad on, et natukene aitab juba seda mõtet seada. Ja selle jooksul me ka tegelikult aktiveerime oma taustteadmisi. Ahaa, tekst tuleb sellest, me eelmises tunnis õppisime seda ja teist, eks ju, et juba lugeja toob siis nii-öelda pinnale oma eelnevad teadmised. Sest et eelnevad teadmised on talle kasulikud hiljem, kui ta seda uut teksti loeb, siis tal on seda uue teksti, selle teksti informatsiooni, siis millegagi siduda enda teadmistega. Nii et lugemisstrateegiat hakatakse juba ellu viima ennem päriselt lugema hakkamist. Aga lugemise ajal muidugi inimene sooritab hästi palju erinevaid strateegiaid, olenevalt muidugi sellest, kuivõrd kogenud ta on ja kuivõrd eesmärgistatult ja pingutusega ja tähelepanelikult ta loeb. Et me võime lugeda ka üsna mehaaniliselt, kus me tegelikult neid strateegiaid üldse ei rakenda. Ma usun, et teiegi olete mõnikord väsinud peaga võib-olla õhtul lugenud raamatut ja ühel hetkel märkate, et te lihtsalt silmad käivad üle ridade ja tegelikult ei suuda enam kaasa mõelda ja ei kujutada seda ette, milles tekstis juttu on. Või mõnikord näiteks lastele õhtujutte ette lugedes endal mõte rändab ei tea kus, eks ole, aga loed ette, et tegelikult ei toimeta aktiivselt selle teksti infoga. Aga üldiselt, kui me siiski loeme nagu mõttega, siis me väga palju vaimselt sooritame erinevaid toiminguid. Ehk siis me loeme kas siis teadlikult või mitte nii teadlikult, esitame näiteks küsimusi selle kohta, mida me just teada saime, et mida nüüd see autor praegu tahtis öelda. Ahaa, järelikult räägib ta sellest või tollest. Lugedes me katsume nagu üldistada, eks, et loeme midagi ja katsume leida seda peamõtet näiteks lõikudes. Et me kogu aeg tegelikult vaimselt struktureerime seda informatsiooni, mida me saame, me katsume seda kogu aeg ümber organiseerida, et me mõistaksime seda paremini, seda olulist infot, et meil jääks ta võib-olla paremini meelde, et me saaks seda, mida meil vaja on. Me teeme järeldusi, loeme uuesti võib-olla mingisuguseid keerukamaid kohti või neid kohti, mis me leiame, et on eriti olulised. Ja mida veel niisugune hea kogenud lugeja teeb, on see, et ta jälgib ise, kuidas ta aru saab. Et see on see mõistmise jälgimine. Et kogenud lugeja, kui ta väga hästi ei saa aru mõnest kohast, siis tal sageli pilk peatub, ta loeb uuesti, võib-olla otsib sõnatähendust, kui näiteks võõrkeeles on tekstiga tegemist. Aga sageli lapsed seda ei tee ja eriti, kui on tegemist õpiraskustega, lugemisraskustega, siis laps ei pruugi üldse märgata, et ta ei saa mõnest kohast aru. Nii et tema pilk ei peatu erilisel keerukal kohal või mõnel võõral sõnal, et ta loeb sujuvalt edasi. Ehk ta tegelikult ei tuvastagi neid kohti, millest ta aru ei saa. Nii et selline oma mõistmise jälgimise protsess on lugemise protsessis väga vajalik ja oluline. Ja samamoodi, kui me loeme, siis me jällegi teadlikult või mitte nii teadlikult teeme kokkuvõtteid ja pakime tegelikult seda tekstis olevat informatsiooni kogu aeg nagu kokku, et saada sellist üldist pilti. Ja kui me lugemise lõpetame, siis tegelikult me ka ei lõpeta veel strateegiate nii-öelda elluviimist või seda protsessi. Et me esitame endale ka pärast lugemist veel küsimusi, mis oli kõige olulisem, mida ma teada sain, mida ma varem ei teadnud. Võib-olla struktureerisin mingisuguseid teadmisi ümber, võib-olla see uus tekst lükkaski ümber mingisuguseid väärarusaamu, mis mul varasemalt oli. Teen veel kokkuvõtteid ja jätkan selliste teksti nagu protsessini siis ka pärast. Nii et lugemise
protsess on tegelikult väga aktiivne mõtlemise protsess ja need hoovad, läbi mille siis seda teksti nagu töödeldakse, ongi sellised teadlikud toimingud, mida siis nimetatakse lugemis- või siis teksti mõistmisstrateegiateks. Nii, kas nüüd tuli uus slaid? Jah, on see vastastikune seos ja ma igaks just küsin, et mõnikord on kõik nii tagasihoidlikud ja siis räägid ja selgub, et nad näevad alles kiitelehte. Aga kuna keegi ei hüüa mulle vahele, siis ilmselt me liikusin edasi siis slaididega. Et need lugemisstrateegiaid peetakse väga hea lugeja tunnuseks, et mida kogenum lugeja, seda keerukamaid strateegiaid ja aktiivsemalt ta suudab neid siis ellu viia. Ja miks ta siis oluline on, et lugemisstrateegiate tundmine ja nende kasutamine on siis ka uuringute järgi seotud sellega, kuivõrd hästi mõistetakse erinevaid tekste. Nii et ja tuleb välja, et need seosed on vastastikused, et mitte ainult lugemisstrateegiad ise ei ole siis olulised selleks, et loetut mõista, vaid ka vastupidi. Ja siin on siis need mõlemapoolsed seosed siis teile ka välja toodud, et kõigepealt tõepoolest, et lugemisstrateegiate tundmine, et ma üldsegi tean, mida ma teha saan, see annab mulle sellise eelduse, et ma oskan seda strateegiat ka kasutada ja kui ma oskan strateegiaid hästi kasutada, siis tegelikult ma saan tekstist paremini aru. Ehk näiteks seda mõistmise jälgimist, kui ma suudan tuvastada keerukaid tekste, siis ma võib-olla loen uuesti, otsin võõra sõna tähendust ja nii edasi. Kui ma ei tunne neid strateegiaid, siis ma loen lihtsalt edasi. Ja teistpidi on uuringud toonud välja sellise seose, et mida rohkem loetakse, seda paremini teksti mõistetakse ja uued ja keerukad tekstid tingivad lugejal selliseid olukordi, et ta ei saa alati aru ja ta hakkab kas intuitiivselt või teadlikult tegelikult otsima viise, mis teda aitavad siis, et paremini aru saada. Ehk siis näiteks tõepoolest, et neid uusi strateegiaid siis omandab inimene läbi selle, et ta loeb palju ja uued väljakutset esitavad tekstid nagu loovad eelduse uute strateegiate omandamiseks. Nii et tõesti need seosed on vastastikused, ehk siis mis see tähendab õpetaja jaoks? Õpetaja jaoks tähendab see seda, et lapsi, noori lugejaid toetab tegelikult nii see, et kui neile õpetatakse konkreetseid strateegiaid või ka see, et neile pakutakse selliseid paraja raskusastmega tekste. Et ei saa ainult strateegiate õpetamisega nii-öelda tekstide oskus ei parane, tekstimise oskus, vaid see peaks käima kombinatsioonis, et sellise paraja raskusastmega tekstid ja doseerides siis sellise strateegiate õpetusega siis seda protsessi. Miks nüüd õpetaja on oluline? Et õpetajad ise, et lastele õpetada uusi strateegiaid, lugemisstrateegiaid, peaksid nad ise olema ju väga oskuslikud selles. Et on keeruline õpetada oskusi, mida sul endal piisavalt ei ole. Nii et olles ise oskuslik, annab see siis eelduse ka selliseks kvaliteetseks õppeks. Aga väga mitmed uuringud nii välismaal kui siis ka meil Eestis tegelikult näitavad seda, et õpetajate enda teadmised lugemisstrateegiatest, millised on kasulikud, millal kasutada, on hästi erinev. Et on neid õpetajaid, kes on väga teadlikud, valdavad hästi, tunnevad neid strateegiaid ja suur osa õpetajatest ja ka õpetajaks õppijatest on tegelikult sellised, kes ise ei ole kuigi head strateegiatundjad. Nii et need uuringud siin on siin küllaltki vanad juba, mis on siin teile toodud, aga ma varsti näitan teile ka meie mõnda siis Eesti uuringut. Ja mida veel on uurijad välja toonud, on see, et isegi siis, kui õpetaja teab, tunneb strateegiaid ja ka teab, kuidas strateegiaid õpetada tundides, siis tegelikkuses uuringud näitavad, et lugemisstrateegiaid õpetatakse tundides väga vähe. Et ka lugemistundides või siis ka sellistes loodusainetes ja ajaloos, kus tegelikult väga palju tegeletakse tekstidega, siis
strateegiaõpetust väga palju, et tõesti rääkida, milliseid võimalusi tekstidega töötlemiseks on, seda tehakse väga vähe. Mis see põhjus on? Mis te arvate? Siin võite julgelt mikrofoni sisse panna ja pakkuda oma mõtteid. Et isegi siis, kui teatakse, et need on kasulikud ja toetavad laste arengut, siis miks neid tundides ikkagi väga vähe õpetatakse? On teil mingeid mõtteid? Need põhjused võivad olla erinevad. Näiteks meie koolis ma arvan, et õpetajatel pole lihtsalt aega sellega tegeleda, tunnid on lühikesed ja tunnid ei toimu väga tihti, nad toimuvad 2 korda kuus. Aha, ja lapsed on erinevad taustadega ja erineva keeleoskusega. Tihti selline asi jääb praktiliste põhjuste taha. Ja muuseas, et teil on hästi eriline kontekst, eks ole, tõesti, et kui te nii harva näete lastega, aga ka uuringutes, kus õpetaja tegelikult nii-öelda iganädalaselt lastega koos, tuuakse just nimelt sageli see ajapuudust kui põhjust. Et öeldaksegi, et see võtab nii palju aega, see on täitsa tõsi. Sest tegelikult see lugemisstrateegiate õpetamine ei ole niimoodi, et nüüd 10 minutiga tegime siin strateegiat selgeks ja nüüd me kõik neid kasutame. Et see on päris pikk protsess ja see on aega nõudev ja õpetajal on ju palju teemasid, eks. Et vanasti öeldi veel seda, et nüüd tuleb õpik läbi võtta, seda enam päris ei öelda, eks ju meil, et nüüd õpikud peaks tingimata läbi võtma, aga ikkagi, et need teemad, teised teemad, kolmandad teemad ja siis tuleb midagi valida ja siis selle strateegiaõpetusega nagu tegeleda ei jõua. Et see võib tõesti olla üks põhjus. Mis veel võib olla põhjus? See võib isegi kõige tavalisem on see ajapuuduse väljatoomine. On toodud ka tegelikult seda välja, et õpetajad ise ei ole väga enesekindlad ja mitte enesekindlad, vaid ei usu väga, et nüüd see lugemisstrateegiate õpetamine erilist edu annab. Kuna see ei ole ju väga selgelt, see eesmärk ei saabu kiiresti, eks ju, on selline pika vinnaga asi, siis ma teen parem teist või kolmandat, eks ole, et mida ma võib-olla näen, et millel on kohe tulemus. Nii et siin võib olla neid põhjusi loomulikult erinevaid. Mida mina ütlen olles läbi viinud mitmeid uuringuid ka, et tegelikult aega ta võtab, jah, aga see tasub ennast ära. Et ta tasub hiljem ära, et esialgu see strateegiaõpetus on aega nõudev, aga hiljem laps hakkab neid iseseisvalt kasutama ja tegelikult ta oskused iseseisva lugejana paraneb. Ja uuringud on ka välja toonud seda, et sellised vaatlusuuringud, kus siis vaadeldakse tunde ja mõõdetakse laste oskusi, et tegelikult tõesti nende õpetajate klassides, kus siis selline lugemisstrateegiate õpetus on nagu selgemini nähtav, et tunnis seda tehakse, siis nendes klassides on laste loetamõistmise oskused keskmiselt paremad. Nii et ta edu annab, aga seda on raske ellu viia. Ja ma lubasin ka, et siin Eesti tausti natukene avada, et me siin paar aastat tagasi uurisime ka ühelt grupilt õpetajatelt nende arvamusi, kuidas nad hinnanguid, palju nad strateegiaid õpetavad ja siis ka uurisime, kuidas nende enda strateegiateadlikkus, kuidas siis sellega lugu on. Siin siis üle 80 õpetaja osales selles. Ja ma näitan seda mõõdiku ühte jupikest, mida me siis kasutasime. See on siis siin, see on üks saksa mõõdik ja tegelikult see ei ole mitte esialgselt välja töötatud õpetajate jaoks, vaid see ongi töötatud õpilastele, põhikooli lõpu ja gümnaasiumi õpilastele. Ja siin on siis üks selline stsenaarium toodud, aga neid seal testis on siis mitu. Ja siis see testi täitja loeb neid erinevaid strateegiaid. Siin on antud siis situatsioon, sul on vaja õppida ja mõista teavet universumi tekke kohta umbes 5-leheküljelise mahuka teksti alusel. Selle teksti kohta tuleb koolis järgmisel päeval kirjalik kontrolltöö. Nüüd on antud erinevaid strateegiad, et mis siis inimese jaoks on kasulikud ja mitte, nii et iga seda strateegiat tuleb hinnata. Et number 1 on siis see ei ole kasulik strateegia ja number 6 on, et siis on väga kasulik strateegia.
osad nendest siis, mis on siin loetletud, on siis päriselt ka kasulikud. Aga osad nendest väga kasulikud ei ole. Aga see muidugi ei ole siis sellele testitäitjale ette öeldud ja hiljem siis vaadatakse, et kui palju nii-öelda see testitäitja siis suutis neid kasulikke strateegiaid hinnata kõrgemalt kui mitte kasulikke, nii et ta saab selle punkti skoori. Ja siis meie uuringu tulemused siis sellise 3 lühikese ülesande alusel on siin näha, et siin need üle 80 õpetaja on siis siin reas oma tulemustega ja selle testi maksimaalne tulemus oli 46. Ja minimaalne põhimõtteliselt umbes pooled, siis nagu siin ongi näha, 21 on kõige väiksem punktisumma, eks, mis siis suudeti nagu saada. Et tegelikult see tulemus kinnitab ka seda, et õpetajate vahel on küllaltki suured erinevused, et eriti mõeldes selle peale, et see ei ole ju täiskasvanute test, vaid see on tegelikult põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste test. Siis me näeme, et kuigi enamik õpetajaid on seal ülemises pooles, siis õpetajate vahel on küllalt suured varieeruvused. Ja mis ka selgus, aga see seos oli nõrk, et üldiselt mida vanem oli õpetaja, seda parem oli ta strateegia tundmine. Aga see ei olnud väga tugev seos. Aga millega ei olnud seotud need strateegia tundmised olid siis haridustase ja tööstaaž, et need seosed ja ka tegelikult see vanusega seos on ikkagi väga marginaalne. Nii et tõepoolest õpetajate tulemused varieeruvad, nii et jällegi mõelda, et õpetaja, kes klassi ette satub, võib-olla väga erineva oskuste tasemega ise, eks ole, ja sellest juba hakkab sõltuma see, kuidas ta siis lapsi toetab. Küsisime siis ka seda, et kui sageli õpetajad siis tundides neid erinevaid lugemisstrateegiaid kasutavad, siin on väga väikselt näha, aga siin on siis 5 tulpa, mõnikord õppeaastas on siis kõige harvem, kord kuus, mõnikord kuus, kord nädalas, mitu korda nädalas. Ja nagu siin te näete nende skaalade peal, siis tegelikult ja siin on erinevad strateegiad toodud 4 strateegiat. Ennustamine on siis enne teksti lugemist, näiteks arutleda, millest tekstis juttu tulla, vaadates pilte, vaadates alapealkirju, meenutades, mida me eelmine kord lugesime, nii edasi. Et selline strateegia siis on selgitamine, et siis võõraste sõnade, väljendite, lausete selgitamise strateegia, küsimuste esitamine nii-öelda teksti lugemise ajal ja siis kokkuvõtete tegemine. Et nagu te näete, siis tegelikult enamikku nende strateegiatest õpetajad ütlesid, et kasutavad neid küllaltki sageli. Et näete siin näiteks selgitamist ikkagi mitu korda nädalas, valdav enamus ja vaid mõni õpetaja siis ütles, et kord nädalas ja harvem ei maininud mitte keegi. Teiste strateegiatega oli siin natukene kirjumuse pilt, aga siiski õpetajad üldiselt ütlevad, et nad strateegiaid tundides õpetavad. Ja käisime mõni aasta tagasi ka tunde vaatlemas ise ja vaatasime seda, et kui palju siis neid strateegiaid lugemistunnis õpetajad tegelikult ise õpetasid ja kasutasid. Et see on hästi väike valim, ei pretendeeri mingisugusele teaduslikule tõele. Et siin on kokku 12 õpetajat, aga siin on siis need sinised on siis 1. klassi õpetajad ja punased on 3. klassi õpetajad ja see on siis mitu õpetajat üldse mingit strateegiat kasutas, nii et enne lugemist näete siin üksikud õpetajad rääkisid, et milleks üldse teksti loetakse, vaadati teksti üle 2 õpetajat kummastki klassist, aktiveeriti eelteadmisi ja selgitati siis ka uusi mingisuguseid mõisteid, et midagi siiski tehti. Lugemise ajal oli pilt hästi hõre, et see on ilmselt selline Eesti kooli või emakeele õpetamise traditsioon. Ma ei tea, kuidas teie teete, oleks väga põnev kuulda, aga lugemise ajal väga palju ei peatuta, vaid hakatakse lugema, siis loetakse kas kooris, ühe kaupa, paari viisil, vaikselt, kasutatakse nagu erinevaid meetodeid, aga ei peatuta, ei esitata näiteks küsimusi pärast lõiku, ei otsita võõraid arusaamatuid kohti, ei joonita olulist ja nii edasi. Et tegelikult seda me nägime väga-väga vähe nendes tundides. Et enamasti loetakse jutt algusest lõpuni läbi ja siis pärast
midagi natukene siis tehakse. Pärast lugemist siis näete üksikud õpetajad siis pealkirjastasid teksti, tegid kokkuvõtet ainult üks õpetaja, andsid hinnanguid näiteks tegelastele. Nii et siis, mida nüüd rohkem tehti, oli küsimustele vastamine, et see on hästi traditsiooniline, et loetakse tekst läbi ja siis õpetaja esitab selle kohta küsimusi ja lapsed vastavad. Aga ikkagi võib öelda, et päriselt sellist tekstiga tööd või teksti analüüsi ja lugemisstrateegiate harjutamist tegelikult tehti ikkagi väga-väga vähe. Ja veel üks uuring, et me siin lõpuklassides, mitte gümnaasiumi või põhikooli lõpuklassides siin mõni aasta tagasi küsisime nii õpetajatelt kui õpilastelt küsimusi, mida tehakse lugemistunnis või emakeeletunnis. Ja küsisime täpselt samu küsimusi, et kui palju antakse võimalusi tekste ise valida, kui palju siis enne muude tekstide lugemist ennustatakse, kui palju tegeletakse sellega, et arutletakse nendest kohtadest teksti sees, mis olid keerulised näiteks. Et tegelikult on need ka sellised lugemisstrateegiatele viitavad tegevused tunnis. Ja täpselt samad küsimused olid siis õpetajatele ja nende õpetajate lastele. Ja see on hästi ilmekas joonis siin, et siin näete, on tegemist hästi suure valimiga, et on 8. klassi õpilased, siin üle 3000 õpilase ja nende õpetajad. Ja siin said kasutada siis skaalat, et kui sageli või et kas ma mitte sageli, vaid et kas sa seda teed, et kas sa oled sa täiesti nõus, et see on täiesti õige, et sa teed selliseid tegevusi või see ei ole üldse õige. Nii et mida kõrgem siis see hinnang, seda rohkem siis see vastaja oli nõus, et tema tunnis siis neid tegevusi tehakse. Ja nagu te siin hästi näete, siis õpetajad on oranžid ja õpilased on sinised. Et kõikidel juhtudel need erinevad tegevused, õpetajad hindasid neid tegevusi kõrgemalt kui nende õpilased. Kuigi me ei saa öelda, et neid oleks väga madalalt siin õpilased ka hinnanud, eks, et nad tajuvad, et selliseid tegevusi tehakse, aga ikkagi õpetajad leidsid, et seda tehakse, et ta teeb seda rohkem. Mis te arvate, mis on selle põhjus? Miks ta niimoodi sellised tulemused me saime? Me võime jälle lihtsalt arutada, et mis see võis põhjuseks olla. Pakkuge välja, mis te arvate. Õpetaja ütleb, et ma teen palju, tema klassi lapsed ei arva nii. Ja Maie. Mul oli mikrofon väljas. Et neid tegevusi tehakse tegelikult, aga et ka selgitust on vaja, et mida tehakse tegelikult. Et laps, õpilane võtab seda oma vaatepunktist ja ta ei saa aru tihti peale, et mis see on, meelde tal jääb, et me oleme teinud, aga jah, see selgitus ehk jääb puudu. Ja ma tegelikult arvan seesama, mida te Maie praegu just ütlesite, et me tegelikult põhjust ei tea, aga võib oletada tõesti, et õpetaja teeb, aga nagu te ütlesite, et ta ei selgita ja samas on teada, et üldse sellise laste metatunnetuse ja metaoskuste õpetamiseks on hästi oluline see, et ma selgitan, mida me teeme, milleks me teeme, milleks see kasulik on, mismoodi me seda teeme, et tegelikult selline demonstreerimine ja verbaalne selgitusena otsene õpetamine. Ja õpetajad ka ise, kui oleme näidanud seda sama joonist, siis nad ise arvavad täpselt samamoodi, et me teeme küll, aga võib-olla ma tõesti seda alati ei ütle. Ja mõnikord laps ei saa ka aru tegelikult, et tehti seda, eks. Ja samas kohe jõuan ka meie programmi juurde, et nende lugemisstrateegiate õpetamise programmides ja üldse metatunnetuse ja metateadlikkuse programmides on hästi oluline see, et see oleks hästi selgelt väljendatud, mida tehakse. Et see aitab õppimisele kaasa, et ma ise ka tean, et laps teab, mida ta teeb, milleks ta teeb ja see niimoodi aitab neid teadmisi siis ka verbaalselt siis kinnistada. Nii et tõepoolest, et järeldused on sellised, et metakognitiivsed oskused siis õpetajal on hästi olulised ja nad on seotud õpilaste tulemustega, aga õpetajate teadlikkus
lugemisstrateegiatest on erinev ja sageli siis, kui isegi teatakse, siis tunnis ei viida piisavalt palju neid tegevusi läbi või selgitatakse liiga vähe, mida tehakse. Ja see ei ole tegelikult Eestile unikaalne olukord, vaid see on ka teistes uuringutes välja tulnud. Aga nüüd, mis siis selle tekstimõistmise oskuse toetamise juures, siis ongi oluline see, et seda laste lugemisoskust ehk seda mõistmisoskust saabki arendada läbi selle, et õpetatakse, milliseid strateegiaid on, millal neid kasutada on siis mõistlik ja täpselt, kuidas neid kasutada, et selline otsene õpetamine, sellest rääkimine, aga mitte ainult. Hästi palju on sellist harjutamist, strateegiate praktilist harjutamist. Need nimetatakse otseseks õpetamiseks. Ja lugemisstrateegiate sekkumisprogramme, ma usun, et te olete neid ka mitmed olete kursis, et neid on tegelikult lääneriikides kasutusel mitmeid erinevaid ja neid tuleb aina juurde. Nii et tegelikult juba eelmise sajandi 80-ndatel tehti esimesed uuringud ja esialgu sellised laboratoorsed, kus siis uurija harjutas lastega strateegiaid ja siis mõõdeti, kuidas laste oskused paranevad, aga nüüd siis on rohkem ikkagi selliseid uuringuid, kus neid viiakse läbi loomulikus keskkonnas, ehk siis on oma õpetaja, oma lapsed ja nii-öelda koolitatakse õpetajaid siis neid strateegiaid õpetama ja siis hinnatakse, kuidas laste oskused siis paranevad. Ja sageli siis ka mitu strateegiat korraga, et nagu te nägite, kas või sellel slaidil need strateegia, see nimekiri on veel ammendav, neid on väga palju ja neid ei jõua üksikaupa õpetada, vaid võetakse mitu ja neid siis niimoodi paralleelselt siis tundides õpetatakse. Aga ja programme on erinevaid ja ma ei hakka neid programme teile loomulikult siin kõiki eraldi tutvustama, aga nendel on mitmed ühised jooned. Et esiteks seesama otsene õpetamine, just mida te ka Maie ütlesite, et ilmselt õpetaja ei ütle, et ta seda õpetab, eks ju, et ma räägin, ma demonstreerin, me harjutame, nii et mitte nagu implitsiitselt, et ma seal hulgas, kui me loeme siis tasapisi ka natuke mingit strateegiat niimoodi varjatult õpetan, vaid tegelikult päris otseselt mitu strateegiat korraga tundides ja hästi oluline on selline mudeldamise protsess. Et õpetaja näitab ise ette. Et jällegi, et ei piisa sellest, et ma lihtsalt ütlen, et kujuta ette ja tee midagi, et laps ei teagi, mismoodi seda asja teha, et väga palju on sellist otsest mudeldamist. Et näiteks õpetaja loeb mingit teksti lõiku ette ja siis teeb vahepeal peatuse, arutleb, mida sõna võiks tähendada, siis loeb veel uuesti, siis jälle teeb mingisuguse järelduse, et ta nagu ise mudeldab ette seda, mismoodi inimene siis oma peas võiks nagu mõelda ja tegutseda. Siis hästi tüüpiline on see, et toimetatakse koos, et lapsed sageli rühmades, kas siis paaris või suuremates rühmades ja muidugi õpetaja siis on seal ka nii-öelda selline tugiisik kogu aeg ja esialgu siis harjutatakse ühiselt, mudeldatakse ühiselt ja siis tasapisi siis läheb see tegevus iseseisvamaks. Ja õpetaja roll on esialgu väga suur ja tasapisi siis õpetaja roll jääb väiksemaks ja laste iseseisvus tõuseb. Nüüd ma siin lõpetan ühe sellise sekkumisprogrammiga nagu vastastikune õpetamine, mis on ka tegelikult algselt juba ammu 80-ndatel loodud. Ja miks ma sellest räägin, et meil oli Tallinna Ülikoolis võimalus mõni aasta tagasi töötada välja selline meil toimiv sekkumisprogramm või õppeprogramm siis lugemisoskuse parandamiseks ja me tegime loomulikult päris palju tööd kirjanduses ja leidsime, et nii palju on tegelikult seda uuritud ja tehtud ja otsitud selliseid sobivaid viise, et ega sellise jalgratta leiutamine, sellel ei ole väga suurt mõtet, et vaatame parem, mida mujal on tehtud ja proovime siis seda kohandada meie tundidesse, meie õpetajate jaoks. Ja me valisime selle vastastikuse õpetamise välja, et see on kõige rohkem leidnud kajastamist siis teaduskirjanduses ja kõige selgemalt on näha ka positiivsed tulemused. Ja selle vastastikuse õpetamise põhimõtted või sellised tunnused on siis see, et selline toetatud arutelutehnika,
et jälle väga palju nendes tundides, kus siis õpetaja koos õpilastega neid lugemisstrateegiaid, kui nad õpivad, õpetavad ja õpivad, siis väga palju arutletakse, väga palju õpetaja kuulab, toetab, mudeldab, nii et selline juttu on seal tundides palju, arutelu on seal palju ja kuna see on ka rühmatööl põhinev, siis on seal üldse seda häält on seal tundides päris palju. Nii et vanakooli õpetajatele, kes tahavad vaikselt tunnis nahistamist, siis esialgu võib ta olla üsna harjumatu, et meil kunagi, kui meil oli esimene rühm õpetaja, siis isegi üks õpetaja ütles, et mulle üldse ei meeldi, kui tunnis on nii palju sellist sahinat ja jutuvada, eks ju. Et ta on tõesti selline jutukas pilt kujuneb sellest igal juhul, kus sinna klassiruumi vaadata. Ja harjutatakse siis 4 mõistmisstrateegiat, need on siis siin ka näha, on ennustamine, mitte ainult enne teksti lugemist, vaid ka vahepeal tehakse peatusi, arutletakse, kuidas siis võib edasi minna see jutukene. Selgitamine, selgitatakse siis selliseid segaseid keerulisemaid kohti. Küsimuste esitamine ja siis lugejad ise esitavad loetu kohta küsimusi ja siis tehakse kokkuvõtteid siis mingites näiteks tekstilõikude kohta või siis ka lugemise lõpus. Ja jällegi, et see mudeldamine, et esialgu õpetaja mudeldab, räägib, näitab ette ja siis tasapisi siis hakkavad õpilased tegema, õpetaja on hästi palju toetav seal ja kui nad ei oska, siis jälle mudeldab ise, nii et tasapisi siis muutuvad lapsed iseseisvamaks ja nad töötavad rühmas, nii et nad loevad koos, nad kasutavad neid strateegiaid siis valjuhäälselt koos nii-öelda üksteisele, nii et nad ka annavad üksteisele tagasisidet. Ja selle programmi eesmärk on tegelikult see, et muuta laste jaoks see lugemise protsess hästi teadlikuks ja lugemisstrateegiate olemasolu, kasutamise mõttekus ja see, kuidas kasutada hästi selgeks ja läbi selle siis on eesmärk tegelikult parandada ikkagi nende loetu mõistmist, mis on ju sageli lastel suur probleem. Ja need 4 strateegiat ma panin ka siia sellised väiksed tutvustavad slaidid, et mida siis tehakse, et esialgu tundub hästi lihtne ja kui meil on esimene koolitus olnud õpetajad, siis nad ütlevad ka, et me tegelikult ju ennustame kogu aeg ja mis on ka õige, et seda tehakse küllaltki palju. Aga sageli, kui hakata kuulama, et mismoodi lapsed ennustavad, siis see võib olla üsna selline ühekülgne ja kasutatakse võib-olla mingisuguseid stampväljendeid. Nii et me oleme selliseid tugimaterjale teinud, mida siis näiteks kõnearengu mahajäämusega õpilased saavad alguses lausa maha lugeda, aga näiteks võõrkeele õppes või ma kujutan ette, et teie puhul, kui on see eesti keele oskus on nõrgakene, siis tõepoolest, et harjutada selliseid erinevaid lausemalle. Ma arvan, et selles loos tuleb juttu hundist, sellepärast, et siin on hundikarjast pilt, eks ju. Et just nimelt need põhjendused, ma pakun, et nüüd me hakkame lugema, ma ei tea, sinililledest. Ma arvan, et ma saan teada, et hundid on ühed suured kiskjad. Sellepärast, et siin on näiteks pilt maha murtud kitsest. Et alati ikkagi see põhjendus juurde, et miks see ennustus selline on. Vaadatakse pilte, vaadatakse alapealkirju, vaadatakse juba jooniseid, raamatu kaant, nii et harjutatakse nagu sellist tõesti oma nende tausteadmiste esile toomist siis läbi nende ennustuste ja just nimelt keeleline tugi on siin juures, et jällegi, kui on hästi kõneliselt, väga keeleliselt hästi arenenud laps, siis ta suudab väga kenasti neid ennustusi ise sõnastada, aga õpetajate kogemus on sageli, et tuleb välja, et nad nii väga hästi ei oskagi. Või kasutavad alati ühtemoodi, et siis harjutatakse nagu erineval viisil selle tegemist ja kõnearenduslik eesmärk. Siis küsimuste esitamine jälle, et mis jälle tuleb välja, on see, et harjutatakse küsimusi ja see, mida lapsed alguses ise küsivad, on hästi sellised lihtsad sisutaastavad küsimused. Kes, mis, mida tegi, eks. Aga siis selle programmi käigus suunatakse õpetajaid nagu ja õpetajad omakorda suunavad õpilasi siis esitama selliseid järeldust välja toovaid küsimusi, peamõtet välja toovaid küsimusi, miks, milleks, kuidas, et selliseid sisemisi seoseid välja rohkem tuua. Et jälle toetada tegelikult seda teksti sügavamat läbitöötamist. Selgitamine jälle, et harjutada otsima
tekstis selliseid kohti, millest võib-olla päris hästi aru ei saa. Esialgu on see lastele muuseas hästi raske, sest laps ütleb, et ma sain kõigest aru. Õpetaja võib-olla aimab, et vähemalt mõne lapse kohta, et ega ta vist kõigest ikkagi aru ei saa. Siis võib talle natukene ette anda, aga seleta mulle siis palun, mis see sõna tähendab või seleta, kuidas sa sellest lausest aru saad. Ja siis laps järsku saab ise aru, et ta võib-olla täpselt ei saanudki aru, eks. Et see on jälle selleks õpiraskustele viitav tunnus, et lapsed tegelikult täpselt ei tea, millest nad aru ei saanud. Ja siis õpitakse neid strateegiaid, et kui ma ei saanud aru, et mida ma siis teha saan, kas ma loen uuesti selle koha läbi, kas ma otsin tekstist natukene eestpoolt või tagantpoolt lausest mingid vihjeid, mõtlen äkki, mida ma varasemalt olen teadnud, et äkki ma siis saan aru või tõepoolest ma küsin siis sõbralt või õpetajalt näiteks mõne sõna tähendust, et õpetada nagu neid strateegiaid ja kuidas saada edasi, kuidas saada tekstis edasi, kui ma mingit infot hästi ei mõista. Ja viimaks siis see kokkuvõte, mis on üldiselt selgunud, et on kõige keerukam nendest strateegiatest. Et kuna kokkuvõte eeldab väga selget sellist teksti ümber organiseerimist enda peas, tuleb see olulisem leida, ebaolulisem tuleb välja jätta ja see oluline tuleb veel oma sõnadega suuta nagu kenasti lausetesse panna. Et see on päris raske, eriti kui on sellise keerukama teabetekstiga tegemist. Nii et see vajab kindlasti ka harjutamist ja siin on jälle selliseid erinevaid lausamalle siis saab ette anda, kuidas siis laps neid kokkuvõtteid siis saab teha. Et siin võib loomulikult seda abimäära päris palju varieerida, kas siis anda täitsa lauseid nad lõpetavad või anda ainult väiksed lause algused või anda pildid. Et see sõltub siis laste keeleliste oskuste tasemest ja erinevad tekstiliike siis saab siin ka kasutada. Et sellised on need strateegiad ja see meie programm, millest ma siis juba rääkisin, siis põhineb seal vastastiku õpetamise nendel uuringutel, et me siis valisime selle välja, selle vastastikuse õpetamise ja kohandasime selle siis oma meeskonnaga meie arvates sobilikuks siis meie klassitundidesse. Ja viisime läbi 4 katsetust ja igas katsetuses olid meil siis päris õpetajad muidugi ja päris lapsed ja algklasside õpilased siis. Ja mida me siis tegime, oli see, et me koolitasime õpetajaid lugemisstrateegiate alal. Nad tegime töötube, et kuidas neid strateegiaid siis tundides võiks õpetada. Siis õpetajad läksid klassidesse. Ja hakkasid siis seda läbi viima. Me olime ka esimest korda nagu pioneerid ja õpetajad olid esimest korda, siis me saime jälle kokku. Siis nad rääkisid, kuidas neil läheb, millised raskused neil on. Üksteist nad väga palju on innustanud, et meil on olnud hästi erinevaid õpetajaid ja sugugi mitte kõigile tule algusesse enda arvates väga hästi välja, aga nad on nagu saanud ka teistelt kolleegidelt palju tuge. Ja siis jälle teevad oma tunde edasi, sest me jälle saame kokku. Niimoodi, et 4 korda me oleme saanud erinevate õpetajate rühmadega niimoodi teha läbi seda. Ja siis lisaks sellele, et me õpetajaid koolitasime, kus me siis teame, et kas see asi siis ka tõhus oli, siis nendel kõikidel katsetuskordadel siis hinnati ka õpilaste oskusi enne seda programmi ja vahetult pärast programmi lõppu ja siis ka mõned kuud veel hiljem. Nii et siin on väiksed erinevused siin nendel kordadel, aga põhimõtteliselt alati enne ja pärast programmi. Siis hindasime laste loetu mõistmise oskust, mõnel korral ka seda, kui kiiresti nad loevad, siis lugemismotivatsiooni, strateegiate teadlikkust, nii et erinevaid asju siis iga kord olid meil natukene erinevad instrumendid. Nagu sellises klassikalises sekkumisuuringus meil olid siis katserühm ja kontrollrühm, et katserühm olid siis need õpilased, kelle õpetajad osalesid programmis ja kellega siis õpetajad viisid neid tegevusi läbi. Ja kontrollrühm oli siis see business as usual, eks ju, et kellega me tegime samasugused hindamised siis õpilastega läbi, aga nendega siis õpetajad ei olnud spetsiaalselt koolitatud ja tegid siis oma tavapäraseid tunde. Ja need tunnid, mida siis sekkumis- või katserühma õpetajad tegid, need olid koolipäeva jooksul integreeritud siis õppe koolipäeva sisse. Ja iga kord olid meil tulemused
mitte täpselt ühesugused, meil ei olnud väga suured rühmad siin, et pigem olid väikesed rühmakesed, aga mida võib siiski öelda, et kõikidel juhtudel paranes katserühmas loetu mõistmise oskus õpilastel võrreldes siis kontrollrühma õpilastega. Ja mis on ka selge, et paranes lugemisstrateegiate alane teadlikkus, ehk siis lapsed teadsid, mis on kasulik. Ja me kõikidel kordadel küll ei õnnestunud meil mõõta, mismoodi nad strateegiaid kasutasid, aga nendel kordadel, mis me mõõtsime, siis nii-öelda saime ka siis kindlust, et laste oskused ka siis mõnevõrra juba paranesid. Et jah, mida oli ka mujal leitud, et selles mõttes tõesti, et me ju ei leiutanud jalgratast. Ja nüüd me pakume õpetajatele siis selliste nii-öelda täiendkoolituse formaadis siis seda sama õppeprogrammi. Et neil on juba päris mitu rühma, siin praegu on ka ühe kooliga, terve kooliga nagu tegeleme, et siis ongi kõik 1. kuni 6. klassi õpetajad ja muuseas ka võõrkeele õpetajad on meile kampa tulnud, mis on hästi põnev. Et teemegi nagu täiendkoolituse vormis, et me teeme selliseid mõned koolituspäevad. Meil on päris mitmeid abimaterjale õpetajatele, et selline paksem manuaal kohe või unnikavadega. Siis on meil mitmesuguseid tugimaterjale õpilastele, seina peal on postrid ja siis on neil järjehoidjad ja siis on need sellised rollikaardid, kus neil siis neid väikseid tugilauseid ja lausemalle ees on. Ja siis me oleme päris suure hulga tekste pannud kokku, mis me siis ka õpetajatele anname ja tekstikogu pluss või selline boonus ongi see, et me oleme samateemalisi tekste siis kohandanud erineva lugemisoskuse tasemega laste jaoks. Et on nii-öelda väga nõrkadele lugejatele, kes veel tegelikult lugemistehniliselt on aeglased ja nad ei jõua pikemaid tekste veel läbi lugeda, kui siis on ka selliseid hoopis keerukamaid tekste, nii et 3 erineval raskusastmel siis oleme siis teinud õpetajatele valmis sellised huvitavate teemadega, erinevatel teemadel siis tekste. Ja siis toimub selline oma tegevuste reflekteerimine ja samas õpetajad selle programmi käigus siis ka jälgivad, kuidas lastel strateegiate kasutamise oskus on ja huvitav on see, et mõnel juhul algselt arvas õpetaja, et laps oskab väga hästi mingeid strateegiaid, siis programmi käigus seda last tähelepanelikumalt nagu jälgides vaadates selgub, et sugugi ei pruugi see alati niimoodi olla. Et laps tuleb hästi ladusalt ja kiiresti, aga selgub, et ta tegelikult väga hästi seda teksti töödelda ei oska. Nii et see programm nagu toob õpetaja jaoks mõned asjad hästi peo peale, mida ta võib-olla enne ei osanud arvatagi. Nii et lõpetangi oma juttu sellega, et oleme sellistest uuringufaasidest jõudnud antud juhul siis sellise programmini, mida siis õpetajale juba saame pakkuda nagu koolituse vormis. Kes on huvitatud, siis võime teha ka veebis midagi ägedat, et seekord oli ainult selline maitse suhu saamine siis minu poolt. Ja aitäh! Vaatan, mul on 2 minutit varem, kui mu aeg sai läbi, jõudsin oma jutuga lõpuni. Et kujunes ikka monoloogiks rohkem. Aga aitäh, kas on mingeid kommentaare? Jah, mul oleks. Aitäh, väga huvitav oli. Tähendab, mis meie eripära on see, et miks me neid strateegiaid väga kasutada ei saa, on see, et kui Eesti koolis, ütleme tavakoolis 9-10-aastane laps loeb ikka eeldavalt soravalt ja saab tekstist aru, siis meie 9-10-aastane laps kahjuks eesti keelt veerib, et meil läheb see pool tundi selleks, et me saame väikese teksti üldse loetud, rääkimata sellest, et kui palju ta sellest aru saab. Kuna ikkagi põhikeel on inglise keel ja eriti raskust tekitab meie lastel E ja I, sellepärast ingliskeelne E on ju I ja siis sinna teksti selle E asemel tuleb pahatihti see I, et ta juba sellest sõnast, et see on nagu selline eripära, mis meil on. Aga ma annaks teile, Maie, ühe soovituse, et tegelikult lugemisstrateegiad on väga hästi rakendatavad suulises töös. Et me võime rääkida nendest ka kuulamisstrateegiatest, et tegelikult need lapsed, kui te ütletegi, et nad lugemistehniliselt on veel nii algstaadiumis, ei saagi teha, ma saan täiesti aru sellest, eks ju, et sa ei jõuagi, nad lihtsalt ju loevad ja on vaja. Et tegelikult, et ma loen teile täna ühe loo ja teha seda nii, et teie loete, aga nemad harjutavad strateegiaid.
et ma väga soovitan seda teha, et just nimelt, et ennustame millest tegelikult see on puhas kõnearendus, mis on nendel lastele ilmselt üli vajalik, eks ju, et lisaks sellele, et nad seda lugemistehnikat õpivad. Ja vabandust, ma segasin vahele, teil oli veel mõte. See on väga hea, aitäh. Ja mida mina olen kasutanud, on väikest teksti, kus on mingi sõna asemel pilt, et vot neid oleks vaja meie laste jaoks just rohkem. Et siis nagu selle pildiga seoses, kui seal on, ütleme, et jänes läks metsa, et jänese asemel on pilt ja metsa asemel on pilt, siis meie lapsed, vaat sellisest tekstist nad saavad aru ja ütleme, kui Eestis võib-olla 9-10-aastane laps ütleb, see on titekas, siis meie laste jaoks on see hoopis tükis huvitav. Ja vot selliseid tekste oleks, kui oleks selliseid lugemistekste rohkem olnud. Vaat siin ongi väga tänuväärse töö on teinud järgmisel korral, Heidi ütles, on Julia, on kakskeelne laps, on nagu sellest, temal on hästi palju neid tekste, mida meie ka kasutame ja mida ta rõõmsasti jagab, et ma soovitan soojalt kõigile õpetajatele, kes tegelevad laste lugemise õpetamisega, et neid tekste tõepoolest kasutada, sest need on jõukohased ja toredad tekstid. Aitäh teile, aga väga huvitav oli kuulata ja palju sai kasulikku. Ja aitäh, et tegelikult jah, ma ju täpselt ka ei tea, eks ju, seda teie konteksti, et õudselt põnev oleks kuulda, aga lihtsalt ma vaatan kella, et me oleme järgmise esineja nii-öelda juba otsa peal, aga aeg jäi väga lühikeseks. Mina tahaks ka kuulda, mis teie teete ja kuidas see asi võiks nagu teil siis nii-öelda reaalselt ellu minna. Aga aitäh veel kord minu poolt, et ma siis lõpetan oma jagamise ära ja annan Heidile siis sõnajärje üle.